Aitäh, head kolleegid. No Kristen Michali valitsus koosnebki ju piinlikest läbikukkumistest. Nimetame lihtsalt mõned nimed, ma ei hakka isegi kõiki nende skandaale siia nimetama, aga meil oli Svet ja tema armastus pronkssõduri vastu, meil on ropsuröökur Ligi, meil on Taro, kes arvab, et Putin on tore inimene, meil on Terras, kes on näinud, kuidas lehm sünnitas, meil on Alender, kes jagab 2,6 miljardit, nii et keegi ei tea, kuhu, miks ja kuidas. Ja loomulikult on meil pioneerijuhi aktivistliku käitumisega Liisa-Ly Pakosta, kes iga jumala päev mingi uue katastroofi Eesti rahva kaela tõmbab. Ja nüüd selles tihedas konkurentsis, kes suudab rohkem teha kahju Eesti riigile, Eesti rahvale, kes suudab rohkem lagastada Eesti põhiseaduslikku korda, mul on siiski tunne, et Liisa-Ly Pakosta võidab. Mul on siiski tunne, et tema oma aktivismiga annab teistele silmad ette. Aga selle kahju juures, kogu selle kahju juures, mida tänane valitsus Eestile teeb, keegi saab kasu ka. Keegi ikka peab kasu saama. No me võime siin tuvastada, et ühed kasusaajad on reformierakondlastest omanikele kuuluvad hoolekodud, kus toimub massiline ja pikaaegne vanainimeste vägistamine. Kõik teavad, asutus teab, ainult prokuratuur ei tea. Ainult prokuratuur ei näe, ei kuule mitte midagi. Krimmasja ei tule. Me kõik teame, kuidas kasusaajateks on siin väike seltskond inimesi, kes Lehtme juhtimisel petab välja tublidelt, ennast ohverdavatelt Eesti inimestelt 6 miljonit eurot. Krimmasi seisab nagu surnud kass. Või kasusaajaks võib ka lugeda neid inimesi, kes Eesti maksumaksjalt tõstsid välja 5-6 miljonit eurot koroonatesti hankega. Õigusriik Eestis, see on karistamatu tegevus. Ja vot siis sellisesse õigusriiki on nüüd plaanis tuua Rootsi katastroofilise immigratsioonipoliitika tagajärje laga. Meil on plaanis tuua, meil on kokku lepitud juba põhimõtteliselt, et me toome kõige ilgemad kurjategijad Rootsist Eestisse. Mõrtsukad, vägistajad, terroristid, narkokaubitsejad, pedofiilid. Vot seda kampa Liisa-Ly Pakosta pioneerijuhiliku innukusega tehtud projektis hakkame me Eestisse tooma. Ja nagu ikka, nagu Eestis on juba tülgastavaks tavaks, projekt toimub süstemaatilise valetamisega. Valetatakse avalikkusele, valetatakse parlamendile, valetatakse selle kohta, mis on eesmärk, valetatakse selle kohta, kui kaugel ollakse, valetatakse selle kohta, kes mida on teinud. Kõik on suur valetamine. Näiteks me tegime ju siin arupärimise Pakostale oktoobrikuus juba ja Pakosta ütleb meile sõna selgelt, et läbirääkimisi ei ole alustatud mitte ühegi riigiga. Küll aga ütleb, et väikesed konsultatsioonid käivad. Aga eelkonsultatsioonid ei tähenda mitte kuidagi projekti realiseerumist. Ja siis kinnitab meile, pean kinnitama, et mitte ühega riigiga läbirääkimisi alustatud ei ole. Ja niisuguseid lauseid on selle arupärimise või ka infotundide käigus meile ikka ja jälle korduvalt siin öeldud. Või ka näiteks selle sama arupärimise käigus jälle Pakosta ütleb, läbirääkimistesse on võimalik minna üksnes siis, kui on välja selgitatud kõikvõimalikud turvariskid ja need on maandatavad, et keeleküsimused on lahendatavad, et majanduslik kasu sellest projektist on selgelt tulemas. Just praegu kuulsime, kuidas küsis kolleeg Reinsalu, et me tahaks ka näha neid turvaanalüüse, me tahaks näha neid majanduslikke analüüse, need pidada olemas olla. Aga näe, kätte ei saa. Nii salajased paberid on, et Riigikogule näidata ei saa. Võimalik siis, et praegu kibekiiresti kirjutatakse mingit asjakest kokku, et asi hea välja näeks, mina ei tea. Aga võimalik, et need on selliselt juba ammu kokku kirjutatud, et ei lähe kokku narratiiviga. Selle teie narratiiviga, et kui me toome Eestisse mõrtsukaid, vägistajaid, terroriste, siis Eesti julgeolek hoopis suureneb. Valitsuse liikmed süstemaatiliselt ei täida oma hoolsuskohustust rahva ja riigi ees.
Aga meie opositsioonis ei saa endale lubada hoolsuskohustuse mittetäitmist. Meie hoolsuskohustus on teilt nõuda vastuseid. Teie möödapanekud ja Eestile kahjulikud tegevused kõrgele nähtavale kohale üles tõsta, et valijad teaks, millega te tegelete. Meie ülesanne on teile avaldada umbusaldust. Aitäh! Suur tänu teile!